I love church history. Perhaps Mulle like meeldib kiriku ajalugu. Võib-olla nagu paljudel teilgi, suureneb minu usk, kui saan teada meie esivanemate ebatavalisest pühendumusest, kes võtsid evangeeliumi vastu ja elasid, olles usule truud. Kuu aega tagasi tähistasid 12 000 imelist noort Ameerika Ühendriikide Arizona Gilberti templi piirkonnas oma uue templi valmimist inspireeritud esinemisega, väljendades oma pühendumust elada õigemeelselt. Nende etteaste nimi oli Elage, olles usule truud. Nende Arizona noorte sarnaselt peaksid kõik viimse ja pühad võtma endile kohustuse elada, olles usule truud. Kirikulaulus öeldakse, ustavalt isade usu eest seisame. Võiksime lisada, ustavalt esivanemate usu eest seisame. Mõtisklesin selle üle, kas kõik need entusiastlikud Arizona noored teavad oma pereajalugu seoses kirikuga, kas nad teavad, kuidas nende pereliikmed kiriku liikmeteks said. Oleks suurepärane, kui iga viimse ja püha teaks oma esivanemate pöördumise lugu. Olgu te teerajajate järeltulijad või mitte, mormooni teerajajate usu ja ohverduste pärand on teie pärand. See on viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku püha pärand. Üheks kõige kaunimaks peatükiks kiriku ajaloos on aeg, mil issand apostel Wilford Woodruff kõigest 10 aastat pärast kiriku rajamist 1840. aastal Suurbritannias Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi õpetas. Wilford Woodruff ja teised apostlid keskendusid oma edukas töös Inglismaal Liverpooli ja Prestoni piirkondadele. Malem Woodruff, kellest hiljem sai kiriku president, palvetas järjekindlalt, et Jumal juhiks teda selles äärmiselt tähtsas töös. Ta sai palvete kaudu inspiratsiooni minna õpetama evangeeliumi hoopis teise kohta. President Monson on meile õpetanud, et kui me saame taevast inspiratsiooni, et midagi teha, siis me teeme seda, me ei lükka seda edasi. Samamoodi tegi ka Wilford Woodruff. Saanud vaimult selge juhise minna lõunasse, asus Malem Woodruff peaaegu kohe teele ja siirdus Inglismaa Herefordshire'i piirkonda, mis on Lõuna-Inglismaal asuv põllumajanduspiirkond. Ta kohtus seal tubli taluniku John Benbow'ga, kes võttis ta vastu rõõmsa südame ja tänutundega. Üle 600 inimese, kes kutsusid end ühinenud vennaskonnaks, olid valguse ja tõe eest palvetanud. Issand saatis Wilford Woodruffi sinna, vastates nii nende palvetele. Malem Woodruffi õpetus kandis kohe vilja ja paljud said ristitud. Brigham Young ja Willard Richards ühinesid temaga Herefordshire'is ja 3 apostlit saatis seal suur edu. Kõigest mõne kuuga rajasid nad 33 kogudust, kus oli kokku 541 liiget, kes olid kirikuga liitunud. Nende suurepärane töö jätkus ja lõpuks said peaaegu kõik ühinenud vennaskonna liikmed viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikusse ristitud. Minu vaarvanaema, Hannah Maria Harris, oli üks esimesi, kes Wilford Woodruffi kuulas. Ta teatas oma abikaasale, Robert Harris nooremale, et ta oli kuulnud Jumala sõna ja kavatses saada ristitud. Robert ei rõõmustanud oma naise sõnade üle. Ta ütles, et tuleb järgmisele mormooni missionäri jutlusele kaasa ja näitab sellele missionärile koha kätte. Olles kindlalt otsustanud, et ta ei lase ennast veenda ja lootes, et ehk saab ta külalisjutlustaja isegi kimbatusse ajada, istus ta kogunemisel ettepoole. Robert tundis kohe vaimu, nagu oli tundnud ka tema naine. Ta teadis, et taastamise sõnum on tõde ning sai ristitud koos naisega. Nende usu ja pühendumise lugu sarnaneb tuhandete teistega. Kuuldes evangeeliumi sõnumit, teadsid nad, et see on tõsi. Nagu öeldakse pühakirjades, minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nemad järgivad mind. Kuulnud karjase häält, pühendusid nad oma elus täielikult evangeeliumi ja issandi prohveti juhatuse järgimisele. Vastuseks kutsele koguneda Sionisse lahkusid nad oma kodumaalt Inglismaalt, ületasid Atlandi ookeani ja ühinesid pühadega Illinoisi osariigis Nauvus. Nad võtsid evangeeliumi oma südamesse. Püüdes end uuel kodumaal sisse seada, aitasid nad ehitada Nauvoo templit, makstes oma kümnist tööga. Igal 10. päeval käisid nad templit ehitamas.
Nad olid murest murtud, kui kuulsid uudist oma armastatud prohveti Joseph Smithi ja tema venna Hirumi surmast, kuid nad jätkasid tööd. Nad jäid usule truuks. Kui pühasid taga kiusati ja nad Nauvoost minema aeti, tundsid Robert ja Maria end väga õnnistatuna, sest nad said enne Mississippi jõe ületamist ja läände suundumist templi Anni. Kuigi nad polnud kindlad, mida tulevik toob, oli neil kindel usk ja tunnistus. Nad rühkisid koos oma 6 lapsega läbi muda, ületades teel läände Iowa. Nad ehitasid endile Missouri jõerde Winter Quartersi nime all tuntuks saanud ajutise peatuspaiga. Need kartmatud teerajad ootasid apostellikku juhatust, kuidas ja millal edasi läände liikuda. Kõigi plaanid muutusid, kui 12 koorumi juhataja Brigham Young esitas meestele kutse minna vabatahtlikult teenima Ameerika Ühendriikide armeesse, hiljem mormooni pataljonina tuntuks saanud väeossa. Robert Harris noorem oli üks 500 mehest, kes Brigham Youngi üleskutsele reageeris. Ta võeti sõjaväkke, kuigi see tähendas, et ta jättis maha oma raseda naise ja 6 väikest last. Miks tema ja teised mehed seda tegid? Vastus peitub minu vaarvanaisa enda sõnades. Ta kirjutas oma naisele lühikese peatuse ajal Santa Fe's kirja, milles ütles: minu usk on tugevam kui kunagi varem ja mõeldes asjadele, millest Brigham Young meile rääkis, ma usun seda, nagu oleks suur Jumal ise minul seda ütelnud. Lühidalt, ta teadis, et kuulas Jumala prohvetit, nagu tegid ka teised mehed. See on põhjus, miks nad seda tegid. Nad teadsid, et neid juhib Jumala prohvet. Samas kirjas kirjutas ta õrnadest tunnetest oma naise ja laste vastu ning rääkis, et palvetab pidevalt, et naist ja lapsi õnnistataks. Kirja lõpuosas kõlasid tema võimsad sõnad. Me ei tohi unustada asju, mida oleme sinuga issanda templis kuulnud ja kogenud ehk näinud. Koos tema varasema tunnistusega, et meid juhib Jumala prohvet, on need 2 püha tõde minu jaoks nagu pühakiri. 18 kuud pärast pataljoniga lahkumist jõudis Robert Harris tervena oma armsa Maria juurde tagasi. Nad olid kogu oma elu taastatud evangeeliumile truud ja ustavad. Neil oli 15 last, kellest 13 jõudsid täisikka. Minu vanaema Fanny Walker, kes oli pärit Kanadast Alberta provintsist Raymondist, oli üks nende 136 lapselapsest. Vanaema Walker oli uhke tõsiasja üle, et tema vanaisa oli teeninud mormooni pataljonis ja ta tahtis, et kõik tema lapselapsed seda teaksid. Olles nüüd ise vanaisa, mõistan ma, miks see talle nii tähtis oli. Ta tahtis pöörata laste südamed isade poole. Ta tahtis, et ta lapselapsed teaksid oma õigemeelsest pärandist, sest ta teadis, et see õnnistab nende elu. Mida tugevamat sidet me tunneme oma õigemeelsete esivanematega, seda tõenäolisem on, et teeme tarku ja õigemeelseid otsuseid. See on tõsi. Igaühel meist on palju õnnistusi, kui teame lugusid usust ja ohverdusest, mis pani meie esivanemaid liituma issanda kirikuga. Robert ja Maria teadsid kohe esimesel korral, kui nad Wilford Woodruffi taastatud evangeeliumist õpetamas ja tunnistamas kuulsid, et evangeelium on tõsi. Nad teadsid samuti, et ükskõik millised katsumused ja raskused neile osaks saavad, neid õnnistatakse, kui nad jäävad usule truuks. Tundub peaaegu, nagu oleksid nad kuulnud meie tänapäeva prohveti sõnu, kes ütles: templi õnnistuste saamiseks pole ükski ohverdus liiga suur. Ühendkuningriigi 2-naelase mündi servale on graveeritud sõnad suurmeeste õlgadel seistes. Mõeldes meie suurepärastele teerajajatest esivanematele, tunnen, et me kõik seisame suurmeeste õlgadel. Kuigi ma kasutasin sõnu Robert Harrise kirjast, usun, et loendamatul hulgal esivanemaid oleks saatnud oma lastele ja lastelastele samasuguse sõnumi. Me ei tohi unustada templis saadud kogemusi ning me ei tohi unustada lubadusi ja õnnistusi, mis meile kõigile tänu templile osaks saavad.
Teiseks, me ei tohi unustada, et meid juhib Jumala prohvet. Ma tunnistan, et meid juhib Jumala prohvet. Issand taastas oma kiriku viimsetel aegadel prohvet Joseph Smithi kaudu ja me ei tohi unustada, et meid juhivad katkematu ketina Jumala prohvetid, alates Josephist kuni Brighamini ja seejärel kõik järgmised kiriku presidendid kuni tänapäeva prohveti Thomas Monsonini välja. Ma tunnen teda, ma austan ja armastan teda. Ma tunnistan, et tema on tänapäeval Jumala prohvet maa peal. Minu südamesooviks on, et me kõik austaksime koos minu laste ja lastelastega meie õigemeelsete esivanemate pärandit, nende ustavate mormooni teerajajate pärandit, kes olid valmis panema ohvrialtarile kõik, et kaitsta oma Jumalat ja usku. Ma palvetan, et me kõik elaksime, olles truud oma vanemate usule. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.